autominutid toob teieni Alexela. Talv on haripunktis. Suuremad pakased koos hiigelhangedega ootavad aga alles ees. Selleks, et talvine liiklus enda jaoks mugavaks ja turvaliseks teha, jagan ma sulle 6 nippi. Ikka selleks, et sa ennast kogu selles liiklussaginas hästi tunneksid ja oskaksid talve osavalt seljatada. Eelsoojenduseta auto külmaga käivitamine on mootori jaoks tihti piinarikas kogemus. Mootor turtsub ja ei taha käima minna. Probleem on tihti ka selles, et akul tuleb pinget suunata lisaks auto käivitamisele ka teistele lisadele nagu tuled, raadio, kliimaseade. Kui võimalik, siis lülita need lisad enne auto käivitamist välja. See võimaldab akul kogu ressurssi suunata auto käivitamisse. Külma teel tasuks aga akule teha tervisekontroll, sest just talvel kipuvad autoakud üles ütlema. Käepärast tasub hoida krokodille ja akulaadijat. Autos peaks kindlasti olema üks korralik jääkaabits, soovitavalt koos harjaga ja kokku volditava või teleskoopvarrega labidas. Labidas on ju otse loomulikult asendamatu talvise ilma puhul. Sama käib muuseas ka harja kohta, sest lumise autoga liiklemine on ohtlik nii sulle kui ka kaasliiklejatele. Jää kiireks eemaldamiseks kasuta jääeemaldusvedelikku. Pihustad peale ja mure ongi hetkega murtud. Ellujäämine lumetormis. Õnneks meil lumetormi igal talvel ette ei tule. Kui see aga peaks juhtuma, siis on tegemist tõsisema seisakuga, mis halvab liikluse tundideks. Lumetormis on oluline säilitada rahu, kutsuda telefoni teel abi ja teha masin ohukolmnurga ja tulede abil nähtavaks. Telefoniga saaks abi kutsuda, selleks peaks autos olema kaasas kindlasti täislaetud akupank. Mina soovitan teile 2 ühes versiooni, akupank ja mootori kiire käivitaja. Aga lisaks võiks pagasiruumis olla tekk nii teile kui kaasreisijale, juhuks kui auto tõepoolest ei käivitu ning kaasas peaks olema ka mustade päevade toiduvaru. No natuke pähkleid, müslipatoon ja liiter vett. Hoia auto kütusepaak võimalikult täis. Seda on lihtne soovitada, aga keeruline jälgida. Kuid tegelikult on selles jutus oma iva sees, sest pooltühja paagiga sõitmine võib tekitada kondensvett, mis halvab teie mootori töö. Eriti tasub seda tähele panna bensiini- ja diiselsõidukite omanikel, kes pargivad soojades garaažides. Järsk temperatuuri kõikumine just seda probleemi tekitab. Teine põhjus on täispaagiga sõitmisel veel. Nimelt, kui juhtute lumetormi kätte vangi jääma, siis tasub automootor kindlasti töös hoida, et küttesüsteem toimiks. Hoia pagasiruumis graniitkillustikku või isegi kassi liivab, sest see võib päästa sinu ja kaasteelise päeva. Eriti tähelepanelik tasub olla tagasilaveoliste autode omanikel, kellel talvistes oludes teinekord liikuma saamisega rohkem probleeme on. No ja kui totaalselt häda käes, siis aitab hädast välja jalamatt. Nipp number 4. Hoia autosalongi temperatuur pidevalt 21,5 kraadi juures. Õige salongi temperatuur hoiab sind sõidu ajal erksana ja pilgu teravalt liikluses. Mida soojemaks salong läheb, seda rohkem juhi tähelepanu hajub. Väidetavalt on 35-kraadine salongi temperatuur võrreldav kerge joobeastmega. Boonusena on mul teile üks soovitus, mis on teistega võrreldes võib-olla natukene olulisemgi. Talvel pakime ennast korralikult riidesse ega võta jopet autoroolis ära. Kokkupõrke korral on inimese üleriietes liiga palju õhku, mis võimaldab õnnetuse korral inimesel väga palju liikuda. Kõige parem on sõita pikka maad ilma jopeta või teha jopele eest lukk lahti. Krae ja kaputsi serv ei tohiks jääda aga turvavöö alla. Turvavöö ise peaks jooksma kenasti õlast puusadeni ja olema võimalikult pingul. Ohutut liiklemist ja kohtume jälle uuel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.